Jumala sõna on piibliraamatuna meie käes. Ja tegelikult on nii, et see on nii oluline ja tähtis asi. Vaata, usk tuleb tegelikult Jumala sõnast. See sõna on samamoodi taevast, nii nagu laulsime siin äsja, et üks sõna taevast ja kuidas see muudab. Ja sellepärast on nii, et kallid, meie ei saada sinna sõnu taevasse. Me ütleme, et me saadame oma sõnu taevasse, aga me ei saada, kuidas ütelda, neid selle jaoks, et sealt alati täpselt see vastus tuleb nii, nagu meie tahame. Vahest see tuleb küll täpselt nii, nagu palusid, sünnib meie usku mööda, mõnel korral Jeesus ütleb ätsa otseselt nii. Aga Jakobuse kirjast me loeme sedasi, et te palute ja ei saa. Ka see on Jumala sõna. Aga mis siis on? Siis on öeldud, palute pahasti. Palute oma imude jaoks. Ja sellepärast Jumal täpselt seda näeb ja need võivad olla isegi väga pühad asjad, mida me oma imude jaoks palume, sest et eriti võib-olla sellised, et kes Jumala riigis midagi teha tahavad, siis on nii, et paluvad, et Jumal, anna mulle suuri ilmutusi, et siis ma olen vägev rääkija, anna mulle see vägi ja võim, et ma võiksin inimesi tervendada, kui ma kelle peale käsi panen. Ja kui, et siis sina, Jumal, saad austatud, sest et kui ikka minu kaudu käib, siis sa kõige paremini saad. See on niisugune, ütleme, et Jumal näeb, et kui selles on niisugune, et ise tegelikult tahad seal ilutseda, siis ei saa. Ja sellepärast on see nii, et aidaku meid tegelikult Jumal, et me ei oleks nagu, kuidas ütelda, Jumalat niimoodi nagu aitamas või kuidagi ette ruttamas nende asjadega. Teate, Jumal on suur ja vägev, kui me laulame sedasi. Ta ei vaja tegelikult mitte kui midagi. See on suur Jumala arm tegelikult, kui ta meid tarvitab. Ja sellepärast on see, vahest on selline, meil nagu selline vale arusaamine, et Jumal nagu väga-väga tegelikult vajab meid. Ta armastab meid tegelikult väga ja kui me oleme hästi alandlikud ja oleme nagu sellised, et ta saab meid tarvitada, siis ta tarvitab tegelikult meid ka. Ja sellepärast aidaku Jumal ka, et täna see kõik, mida me siin täna teeme ja ka see sõna, mida ma jagan, et see oleks nagu sellises õiges tasakaalus tegelikult Jumala ees. Et siin lihtsalt Jumal ise tuleks praegusel hetkel meid aitama. Vaata, lugu ongi nii, et Jumalale tuleb alistuda. Jumalale tuleb alistuda. Tähendab, ta meid ei alista. Alistuge Jumalale ja seiske vastu korradele, eks, väga selge mõte. Ühel päeval tuleb, kus Jumal alistab tegelikult kõik. See on, kui on juba see kohtupäev, vaata siis on niimoodi, et siis enam ei ole niimoodi, et kas tahad või taha. Siis on juba niimoodi, et Jumal ütleb, nüüd on lõppenud. Täna on võimalus Jumalale alistuda, täna on võimalus Jumalale vastu panna, see kõik meie käes. Aga ütleme, et kui tuleb see hetk, kus tegelikult Jumal on kohut mõistmas kõige selle rahva üle, kes siin selles maailmas läbi aegade on elanud, siis enam Jumal ei küsi sedasi, et kuule, kas sa tahad alistuda minu otsusele, mu kohtu otsusele, et kes peab põrgu minema ja kes taeva minema. Siis Jumal ütleb, et ma nüüd ise tean. Te olete oma valikud kõik asjad teinud. Ja sellepärast aga kallid, täna me peame seda meeles pidama, et Jumal vägisi mitte midagi ei tee. Ja sellepärast on see nii, et tema eest tuleb tegelikult meil alanduda. Vaata, Jeesuse koha pealt on öeldud sedasi, et olles küll poeg, mida ta tegi? Ta õppis kuulekust, õppis seda ristisurmani. Ja sellepärast on see niimoodi, kas meie, ütleme, tahame tegelikult kuulekust õppida, on see meile selline nagu meelis asi. Aga tegelikult on see väga tegelikult oluline asi ja see on väga oluline võti tegelikult, et meil oleks Jumalaga selline õige ja hea suhe, kus Jumala hea meel hingaks meie peal ja kuidas ta tegelikult oleks ka siis meid ka tarvitamas, sest et kui ta näeb, et meil siuksed südamed on. Aga nüüd, kuradi koha pealt on öeldud sedasi, et temal tuleb vastu seista. Vaata, tema on selline häbematu, tema tegelikult trügib inimeste ellu ja püüab igati tegelikult tulla küsimata ja meelitades ja pettes ja ütleme igal moel, kuidas ta iganes saab. Ja sellepärast on niimoodi, et temale tuleb vastu panna. Aga nüüd on see järgmine mõte, mis on see põhiline mõte täna, on see, et ma täna räägin tegelikult sõnadest siin selles maailmas. Kelle sõna tegelikult maksab? Vaata, kui öeldakse, et selle inimese sõna maksab. Ma usun, sa mõistad sedasi, et kui inimene ütleb sõna, sa ei pea mitte raha välja otsima, et sa kuulsid seda. Vaid see tähendab sedasi, et see on selline tõeline sõna, et ta peab oma sõna, et kui ta ütles, siis see jääb nii, ta ei keeruta sellega, ühesõnaga see on selline, ütleme selles mõttes nagu väärt sõna. Ja ega neid inimesi, kelle sõna niimoodi nagu väärt on, siin maailmas ega siis neid nii väga palju ei ole. Ja sellepärast aidaku meid Jumal, et me nagu ka ise saaksime selle koha pealt nagu nii, et meie jah oleks jah ja ei oleks ei ja et ei oleks seda, mis on üle selle, mis on kurjast. Nüüd on nii, et kindel lugu on see, et Jumala sõna maksab. Vaata, tema on niimoodi kindel oma sõnades, mida ta on rääkinud,
see jääb nii, see läheb täide ja siin ei ole mitte mingisugust, ütleme sellist kahtlust. Seal on niimoodi, et Luuka 21:33 on öeldud sedasi, et taevas ja maa hävib, aga minu sõna ei hävi. Seal Luuka 21 on selline tõsine peatükk, kus Jeesus räägib tegelikult, ütleme, nendest aegadest, lõpuaegadest, mis seda maailma ees ootavad veel ja mis tulevad ja tema tagasitulekust ja kuidas päikeses ja kuus ja tähtedes on tunnustähed, 25 salm 21 peatükist ja siis ta räägib ja ühel hetkel ta ütleb sedasi, 33 salmi, et taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et see on kõige kindlam asi. Mattiuse see, ütleme, 5. peatükk 18 salm, seal on öeldud nagu seaduse kohta, tõesti ma ütlen teile, ükski täpp ja ükski kriips ei käo seadusest, kuni taevas ja maa püsivad, kuni kõik, mis sündima peab, on sündinud. Ja sellepärast on see niimoodi, et vaata, Jumala asjad tegelikult kõik sünnivad ja kõik asjad lähevad tegelikult täide. Ja sellepärast kiitus Jumalale. Ja see on olnud, ütleme, läbi aegade, toongi neid salme praegusel hetkel ja siis räägime pärast nagu edasi veel. Näiteks Joosa raamatu lõpupoole 23. peatükk, kui Joosa võtab juba asja kokku, tema hakkab ka oma tegevust lõpetama, on juba vana mees. Ja siis ta ütleb ühe sellise olulise tõe, 23:14 ja siin on öeldud niimoodi. Ja vaata, mina lähen nüüd kogu maailma teed. See tähendab sedasi, et varsti ma suren. Et inimesed on siin ilmas, ta lihtsalt ütleb sellisel moel seda. Aga teie mõistke, kogu südame ja hingega, et ei ole langenud tühja ainsatki sõna kõigist neist headest sõnadest, mis issand teie Jumal teile on rääkinud. Kõik on teil täide läinud. Ei ole neist ainsatki langenud tühja. Vaata, kuidas ta sai tegelikult võtta kokku seda. Ta oli hoolas mees, ta kuulas tegelikult, mida Mooses rääkis ja ta sai need ülesanded Moosese käest ja Jumala käest ja kuidas ta see oli. Ja ta koges sedasi, et kui ta nüüd mõtles nendele asjadele, et vaata, mida räägitud on, need asjad on tegelikult täitunud ja on nõnda ka. Nüüd 1. Samueli 3:19, seal on natuke see mitte nii meeldivalt, sest et vaata, kui see noor poiss Samuel oli ja tema selline esimene tõsisem selline jumalapoolne jutt, mida talle Jumal siis ka rääkis, ei olnud üldse hea jutt, sest seal oli jutt sellest, et kuidas Eeli sugu saab hävitatud ja millised rasked asjad kõik hakkavad sündima, mida see noor siis mees peab ka nagu tegelikult nägema. Ja nüüd on niimoodi, et ja siis mul on 2. Samueli, see on ikka 1. Samueli vaja teha lahti ja 1. Samueli seal 3. peatükk 19 salm. Ja nüüd on niimoodi, kus on öeldud, ja Samuel kasvas ning issand oli temaga ega lasknud ainsatki oma sõna tühja minna. Ja lihtsalt Jumal nagu valvas sedasi, et kõik, mis on räägitud ja need asjad tegelikult täituvad ja sellepärast kiitus Jumalale, et me oleme täna tegelikult sedasama Jumalat teenimas. Jumal läkitab oma sõna, ta läkitab eesmärgiga, ma ei hakka neid kõiki kohti lahti tegema ja 155 nii tuntud, nagu vihme lumi. Jumal läkitab tegelikult oma sõna, läkitab eesmärgiga, ta läkitab selleks, et kas vahest on vaja meelt pärandada, kas vahest on vaja usku julgustada. Ütleme, ja põhimõtteliselt on niimoodi, et täna, kallid, nii see on, et nagu ütlen veel kord sedasi, meil on väga tähtis, et me saame sõna Jumala käest. Mitte seda, et me ise selle sõna välja mõtleme ja usu ja hakkame seda rääkima. Usk tuleb kuuldust ja kuuldu peab tulema Jumala sõnast. Ja sellepärast, ja kas läheb see logos meile elavaks või see reema, mis meile otse antakse, et me tajume ja saame täpselt aru. Jumal andis praegusel hetkel mulle selle sõna. Ma ei võtnud seda mitte ise. Ja sellepärast on see nii, et lihtsalt olgu see nõnda, et püüame kinni need sõnad, mida issand tegelikult meile läkitab, sest nendes on tegelikult see jõud ja vägi, mis on tarvis. Piibel algab sellega maailma loomine. Jumal ütles ja see sai. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et see sama Jumal on täpselt see sama, ta ütleb ja kõik need asjad tegelikult sünnivad ja saavad. Nii, tulid tervitama, jah? Nii ole väga õnnistatud. Ja ma praegu rääkida ei saa, pärast räägime. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et kiitus Jumalale, et meie issand on selline, kelle sõna võib tegelikult kõiges võib usaldada. Ütleme seal, kui 2. ajaraamatu lõpp on, tuletan meelde, prohvet Jeremia rääkis ja siis on öeldud sedasi, et kõik läks täide. See Juuda vangipõlv, see, mis pidi tulema 70 aastat, kõik need asjad, mida prohvet Jeremia kuulutas, tegelikult need asjad, need ühesõnaga täituvad ja kiitus Jumalale, et Jumal on tegelikult väga ustav, nii et 2. ajaraamatu lõpus on need mõtted seal. Jesaja 40. peatükki lugesime ka, et inimene on nagu rohi.
aga issanda sõna püsib ja see jääb püsima. Taevas ja maa hävivad, aga jumala sõna ei hävi. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et täna näed, võime üksteist kinnitada selle koha pealt, et kuivõrd tähtis on tegelikult on jumala sõna. Ja nüüd ma ütlengi, et eks Jumal täpselt niimoodi näebki meid ka sedasi, et kuivõrd me tegelikult hindame seda sõna. Kas me loeme seda, kas me armastame seda, kas see on selline meelis asi tegelikult meile, mille poole me ikka jälle pöördume ja mida me nagu kuulda tahame või see on lihtsalt, et nagu, et öeldakse, et on õige ja nagu peab. Ja siis on vahest, kui mõni eluolukord nagu pigistab, et siis pigistamise olukorras tuleb see sõna nagu rohkem meelde, paraku see vahest niimoodi kipub olema. Nii et jumala sõna on nüüd siis ühesõnaga kindel asi, oleme siin mitu korda nüüd ütelnud, eks. Aga vaata, maailm on sõnu täis. Ja vaata, siin selles maailmas sõnad on sellised, et nad ei ole sellised. Nad on otse, võiks ütelda vastupidi. Vaata, jumala riigi sõnad ja mis seal on, nagu sealt tulevad ja mis sealt lähtuvad ja mida jumal räägib, need on kindlad. Aga siin selles saatana riigis võiks ütelda, et sõnad on täitsa vastupidi. Isegi tähendused lähevad täiesti vastupidi. Need samad sõnad, ütleme, võtame kas või vabadus. Kui jumal ütleb, et vabadus, siis see on tõeline vabadus. Kui poeg teid vabaks teeb, siis te olete õieti vabad. Jeesus tuli, Luka 4, ta tuli siia vabastama. Orjusest laskma vabaks neid rõhutuid, Jeesus tuli vabadust tooma. Ja sellel sõnal on tõeline tegelikult selline tähendus. Kui jumal ütleb, et on rahu, siis on rahu. Kui maailm ütleb, et on rahu, siis pole tühjagi mingit rahu. Me näeme sedasi, et eriti ka ütleme siin näiteks valimiste aegadel, kui palju tegelikult on lubadusi nendel valitavatel isikutel, ütleme nendel, kes kuskile seal valitsusse lähevad ja tõotavad, et mida nad seal tegema hakkavad või presidendid või mis nimedega, kus riigis mingi variant nagu tugevam on, nad teevad oma lubadusi. Ja siis sageli me näeme, et aga nad teevad just vastupidi. Nad teevad selle saatana riigi eeskujul. Ja vahest ütlevad päris ülbelt ka, aga ma ei mõelnudki teha, tead. Ma lihtsalt teengi niimoodi, et ma räägin, et siis saab hääli ja siis te nagu usute. Ja kallid, ja me elame tegelikult siin selles maailmas. Ja ütleme, et meie oleme sama tegelikult ohtlikus olukorras. Nad räägivad meile jälle. Saatan valetab meile jälle ja juhtub nii, et me jälle usume. Ja sellepärast, kallid, ma ütlen, et me peame tegelikult olema julgust selle kohalt küsida, et mis värk tegelikult siin selles maailmas on. Kas meid meelitati ära? Kas meid meelitati ära ja lihtsalt me läksime sellesse lõksu jälle, et üks ilus jutt tegelikult oli. Sest ilusad jutud ju meile meeldivad. Ja sellepärast on see niimoodi, et vaata, sellepärast kiitus Jumalale, et me võime täna lihtsalt meelde tuletada, et me peame tegelikult nendesse sõnadesse, mis on siin selles maailmas, suhtuma tegelikult täiesti ettevaatlikult kontrolliga. Sest kui öeldakse vabadus, siis ei ole vabadust. No mida me näeme praeguse aja, ütleme, maailma sellist olukorda? Me näeme sedasi, et tegelikult on niimoodi, et on vabariigid ja nagu me nimetame neid asju, aga tegelikult vabadused ju kogu aeg vähenevad. See on nii huvitav tegelikult, vaata, kuidas need asjadega on, et neid on natukese aega, nagu vahest on niimoodi, et kus on nagu vaba. Ja mõtlen, et minu elu jooksul, tõesti oli see niimoodi, et kui Eesti Nõukogude Liidust vabaks sai, see oli kõige vabam hetk. Aga see ei kestnud kaua. Sellepärast, et see oli üks lühikene aeg, sellepärast, et tulid teised vabaduse võtjad, tulid tegelikult kohale ja tegelikult ütleme, et ja siis vahest öeldi sedasi, et me nagu orjarahvas, et ega me ise ei oska, et me peame ikka kellelegi ennast kohe ruttu ära allutama, et nii on nagu kindlam. Aga vaata, see oli kõige tegelikult meeldivam hetk. Meil oli Eesti kroon ja meil oli tõesti oli sellised teatud momendid, et kus me tundsime sedasi, me oleme täiesti nagu sellises huvitavas ja see oli ka vaimulik vabadus. Vaata, sellel ajal inimesed tulid Jumala riiki, väga paljud kogudused sündisid sellel hetkel, sest oli vaba, sest see Nõukogude Liidu jant läks pealt ära, uued ahistajad ei olnud veel saanud tulla ja paljud inimesed tulid tegelikult sellel ajal Jumala riiki. Aga varsti tulid need vabaduse röövijad, need nii nagu see Galatia kirjas, Paulus ütleb, et varsti on valevennad on kohal. Vale ja vennad on kohal. Ja sellepärast, ja kallid valevennad on kohad. Ja ma ütlen, ma ei taha täna väga teravaks minna nende valevendade koha pealt. Aga ma usun sedasi, et kui me natukese mõtleme, siis me oleme vendade käest ka petta saanud, kes on isegi me maale tulnud Jumala sõna kuulutama, mingisuguse nurga alt. Sellest, et nad on midagi toonud, mis on meelitav ja mis on ilus ja sellepärast aidaku meid Jumal, et me tajuksime ära seda, et ka vahest tuleb niimoodi, et kuidagi väga sõbralikult ja väga, väga usutavalt tegelikult tuleb meile nagu mingisugune pakkumine. Aga meie vabadust tegelikult tullakse sellega röövima. Tullakse tegelikult, ütleme, vahest tullakse nagu, et rahu ja julgeolekut meile tooma. Aga me näeme, otse vastupidi tegelikult läheb. Me praegu näeme sedasi, et meie julgeolek on tegelikult kõige rohkem kahanenud praeguseks hetkeks. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et me oleme, võiks ütelda, kõige ärevamas olukorras. Mina oma eluajal ennem ei mäleta seda, et oleks lastud meile sireene.
meie ülesäratamiseks, et pidage meeles, et ohtlik olukord on. aga praegu harjutatakse meid sellega, harjutatakse, et jälle öeldakse kuupäev ära, et jälle millal tuleb kell 3 seal 10 minutit meile lastakse, sellepärast et me oleme miskipärast oleme teises olukorras. no ju need meie juhid teavad sedasi, et tegelikult on raske olukord ja peab natukese nagu rahvale ütlema, et olgu teil ikka natukese toitu ka kodus ja noh, et selline, et muidu jäävad süüdi, tead, et kui asjad tulid kaela, nii et no vahimees, kes on müüri peal, ta peab hoiatama, ta jääb ju süüdi muidu, kui ta ei hoiata. ja need on ju seal kõrgemal ja nad tegelikult peavad tegelikult hoiatama ja noh, nad praegusel hetkel teevad ju seda ka ja me peame ka seda mõistma, et ka need hoiatused tulevad. see tuleb juba, ma näen seda, siis see tuleb juba niisugusest südametunnistuse sunnist, no kohati võib-olla ka hirmutamisest, aga väga paljuski see on juba ka sellest. No nii, ja sellepärast on see niimoodi ja kui räägitakse õigusest, noh, ütleme, ja üldse niisugusest seaduslikkusest, siis selles maailmas tegelikult juhtub sedasi vastupidi, et tegelikult ei ole õigust, on seadusetus ja sellepärast on see niimoodi, et täpselt otse vastupidi, et need asjad lähevad ja sellepärast on väga palju tegelikult on siin selles maailmas, on kurbust, on seadusetust, on pisaraid ja sellepärast me elame sellises maailmas, kus noh, paratamatult need asjad on sellised. ja ma ütlen, kallid, ideaali siin ei tule mitte kunagi. mul on see jutu lõpupoole, kus on nagu need mõtted tulevad, aga need tulevad asjad juba meelde. ja sellepärast, kallid, aidaku meid Jumal, et me oskaksime selle keskel, kus me oleme elamas. meie kodupaik on taevas ja sellepärast on see niimoodi, et meie ei olegi siin nagu väga põdemas selle pärast. no kiitus Jumalale, kui antakse niisuguseid paremaid hingamisaegu meile ka. me oleme rõõmsad selle üle, aga me peame sellega arvestama sedasi, et ikkagi on siin sellel maailmal vürst, kellel on teised plaanid, kes tuli tapma, röövima, hävitama, tema täidab oma plaane kogu aeg ustavalt ja sellepärast ja me peame lihtsalt arvestama, et elame siin selles ohtlikus maailmas. Sünnihetkest saadik, eostamishetkest saadik on ohtlik. ma mõtlen, ema ihus on ohtlik olla. sünnid ja kohe on oht. jube mõelda sedasi, aga paraku see täpselt niimoodi on. et ja kiitus Jumalale, me pääsesime kõik sealt ema ihust välja. 9 kuud pidasime seal vastu. sa mõtle, see on eriline, mitte kõik ei saanud seda. absoluutselt kõik ei saanud. ja sellepärast on see nii, et me elame sellises maailmas, kus eluks nimetatakse tegelikult hävingut, elumeesteks nimetatakse neid inimesi, kes oma elu põletavad. noh, ma ei tea, kui palju praegusel ajal öeldakse, et noh, elumees või selline, no vanasti oli selline, öeldi, et elumees. no see, kes jõi, laberdas, põletas oma elu, tead, need olid elumehed. Need olid eluhävitajad, eks, ja siis need olid elumehed. ja siis neid peeti nendeks rumalateks, kes Jumalat austasid, et need oleks nagu midagi mööda pannud. kellel on poeg, sellel on elu. kes usub Jumala pojasse, sellel on elu. ja teised ei ole elu näinudki tegelikult. ja sellepärast kiitus Jumalale, et me võime täna nendele sõnadele mõelda, et ärme laseme ennast tegelikult petta. meie elame tegelikult tõelist elu. me elame igavest elu ka veel. ja sellepärast on see nii. ja me ei ole oma elu põletamas, vaid me oleme oma elu ja oma ihuliikmeid andmas tegelikult Jumalale selleks meelepäraseks ohvriks ja anniks ja tahame olla hoopis tema tarvitada. No nii, Jumala juures olemist peetakse nagu selliseks ahelateks ja no ütleme, et see on sellises mõttes on ahelad, et vaata, maailmavürst tunneb sedasi, et tema tegevus on piiratud, kui inimesed lähevad Jumala juurde. ei tehta enam nii pattu. no ütleme, et asjad nagu muutuvad selle kaudu, kui ütleme, et inimesed tulevad Jumala juurde. see toob vahest täitsa majanduslikud ju krahhid, võiks ütelda saatana riigile. no ütleme, et Efesuses, kui tuli suur ärkamine, siis ebajumalate äri läks alla, nõiaraamatute müük läks alla, neid hakati hoopis ära põletama. noh, ütleme, et ja siis on nendele, kes nendega tegelevad, kohutav probleem ja sellepärast on see niimoodi. arva sa, meie riigis on, kes ütleme siin äritsevad alkoholiga, nad tahavad ju, et rohkem müüakse. ja kui meie tahame võidelda selle vastu, et inimesed saaksid kaineks, no siis me oleme ju vastastikku nendega, nendele see ei meeldi. Nad tahavad ikka, et pigem olgu nii, et las see rahvas joob ja toob seda raha. ja sellepärast kõik need igasugused, no ütleme, asjad on nagu sellisel moel. kui Vormsi saare peal oli ärkamine, kui seal oli, ennem oli öeldi, et oli 13 kõrtsi, pisike saar, siis pärast oli 13 palvelt. no see oli niisugune täitsa, noh, mõeldamatu nagu mõelda sedasi, et kuidas võib olla muutus. ühed asjad on täiesti nagu mõttetud järgmisel hetkel, neid enam ei külastata, neid ei ole, lihtsalt ei ole vaja. ja sellepärast on niimoodi, et kui Jumal oma ärkamistega tuleb ja see on nii, noh, ütleme nii muutev asi. see on niimoodi, et noh, näiteks, et kui sa paned
noh, ütleme praegusel hetkel me paneme kõik uksi lukku, autosid lukku, valdavalt me teeme sedasi, et noh, et noh, ütleme, et ma mäletan, vahest oli niimoodi, meil on udused aknad, ei näe, ma mäletan ühes koguduses, kus olin, ikka vend vahepeal tõusis, nõukogude aeg oli, tal oli Moskvitš üle õues, ikka aeg-ajalt tõusis üles ja vaatas aknast õue, tead, ikka jumala teenustel ikka järgi on, siis kuulas jutust edasi. Ja see on nii loomulik, et noh, et me nagu valvame seda, aga mille pärast? Sellepärast, et tegelikult on varastamist, on seda, mida siin selles maailmas tehakse ja sellepärast lihtsalt me elame sellises maailmas. Tulevad inimesed päästmisele, lukkude vajadus väheneb nendes piirkondades, kus tegelikult inimesed saavad muudetud. Ja lukukaupmehel jälle raske, miks te lukkusid ei osta, miks te ainult luuaukse taha panete, tead, et luuamüül läheb paremini. Ja sellepärast on see nii, et vaata, see täpselt niimoodi käib, et kuidas kellelgi lihtsalt läheb ja see sõltub sellest, et milline on tegelikult ühiskond, kuidas parasjagu tegelikult elatakse. No nii, ja nii, et ja nagu ütlesin sedasi, et Jumal tahab, et me talle alistuksime, aga nüüd on niimoodi, et saatan tegelikult tahab aheldada. Tema on niimoodi, kui saaks ahelad kaela panna. Jeesus, kui ta räägib seal, see on Johannese 8, ta räägib juutidega, nüüd me ei ole kunagi keda korjanud, ütlevad. Jeesus ütleb, et igaüks, kes pattu teeb, on patuori. Ja ta räägib väga, noh, ütleme selliselt otseselt julgelt nende koha pealt ja ütleb niimoodi, et saatan alati tegelikult orjastab. Me oleme siis nagu selles pimeduse võimuses vangis, kust tuleb meid välja päästa. Jumal on suuteline sealt päästma meid, kui me seda tahame ja sellepärast on see nii, et see võimalus meil on, aga tuleb arvestada sellega, et selles on üks tegelikult võitlus, millega tuleb ka arvestada. Ja sellepärast on nii, et ainult üks kord tuleb siin selles maailmas tõeliselt selline ilus aeg, kui Kristus valitseb ja saatan on aheldatud. Sa vaata, saatan on aheldatud, aga saatan praegu ei ole aheldatud. Ta ei ole praegu aheldatud, ütleme, et inglid valvavad. Vahest on need pildid olnud, et inglid on katusel ja istuvad siin, et meil oleks siin rahu olla, et need kurjad vaimud ei saaks väga tegutseda siin praegusel hetkel, et uks ka lahti ja valvavad seal, et ilusti seal, et meil läks siin hästi, eks. Aga põhimõtteliselt on niimoodi, et aga kui saatan on aheldatud, kui pealik on kinni pandud, vaata, see on nagu selline moment, siis on see maailm täiesti tegelikult teistsugune. Noh, kui ütleme, et praegu me ei suuda seda ette ka kujutada, mismoodi siis on. No ma mõtlen, et ma usun, et osad on kunagi ammu oli see film, et kui oleks nii, et kui üks päev ei valeta. Noh, kui sassis tegelikult siis see värk oli, tead, eks, et noh, et kui iga sõna on täpselt nii, et ütled lapsele, et ma tulen sinuga ja täpselt teed ja noh, kõik asju teed niimoodi täpselt, et sõna maksab. Ja sellepärast on see nii, et aga praegu on niimoodi, et me oleme selles maailmas, kus Jumal ei ole plaaninud, kui tegelikult kurjust hävitada praegusel hetkel lõpuni. See on niimoodi, et ta paneb piiri, vahest õeled hävitatakse, noh, ütleme, et Jumal oma õiglusest teab. Teate, Andrei Šapovalovi see üks jutlus, kus ta ütleb sedasi, et ja kuri, ta ütleb väga selgelt, on üks vili. Kui sa ütled sedasi, et Jumal võta minust kuri ära, siis tegelikult ta võtab sust hea ka ära. Sest see on üks vili. Vaata, meie ees on kogu aeg elu ja surm, vali elu. Me lõpuni läheb. Jeesus oli ka kiusatud kõiges ja ilma patuta. Ja sellepärast me vahest tahaksime niimoodi, et noh, et ütleme, et meil oleks selline asi, et meil kuri ei kiusaks ja me saaksime nagu sellise, no ei ole tegelikult võimalik, Jumal ei olegi niimoodi plaaninud. Meil on vabadus, me valime alati, täna on sinu ees elu ja surm, panen selle sinu ette, sina vali elu, sina vali hea, sa pead õige valiku tegema, sellepärast on niimoodi, et ja vale valik on täpselt samas kõrval olemas, tahad tee vale valik, Jumal ei sega, ei keela, sellepärast, et see on ju tegelikult see tõeline vabadus. Nii et sellega peame ka samamoodi arvestama, et elame valikute keskel ja seda kuni lõpuni. No milline on taevas? No see on ka huvitav koht, eks. No seal ei ole, nagu ütleme, et ma ei hakka rohkem sinna juurde panema, nagu ilmutuse raamatus, et no seal ei ole valusid ja seal ei ole surma ja seal ei ole leinamist ja seal ei ole pisaraid. No isegi juba see loetelu on päris hea, kui ei ole valusid, noh, kellel on valudega raskusi olnud, teab, küll on hea, küll ei ole, et ei ole valusid, sihuke hea koht, eks. Ei ole pisaraid. Aga vaata, kuidas nende pisaratega tuli nagu selline mõte, et kallid, meil tulevad vahest rõõmu pärast pisarad silma, on ju tulnud? Ma kõigile on vast niimoodi juhtunud, et oled nii rõõmus, et lausa pisarad silmistad, eks. Niisugused rõõmupisarad tulevad. Ja siis ma nagu jäin hetke Jumales mõtlema, et mis asi see on? Miks rõõmu pärast tulevad pisarad? Ja taevas on rõõm ja pisaraid pole. Mis värk see on? Et midagi on nagu vastuolus siin. Et siin on rõõm ja meil tuleb pisar ka veel välja. Ja teate, mis huvitav vastuse ma sain? Ma sain sellise vastuse, et need rõõmupisarad näitavad seda, kui vähe seda rõõmu siin selles maailmas on.
et ehk pisar tuleb silma, kui seda rõõmu natuke koged. Et see on no nii hea, tead, et noh, et sulle, sa tead, järgmine hetk on see ka möödas. Tead, et see on korraks praegusel hetkel, siin heldid ja oi kui hea, lased pisaraid, see on nii mõnus hetk praegusel hetkel. Koged taevast hetke, kus saad seda head kogeda lõpuks ilma pisarateta. Nii et nii ta on, et need rõõmupisarad, jäta meelde, need on selleks tunnistuseks, et rõõm on siin selles maailmas vähe. Ja see ongi nii, et ja üldse seda head on siin suhteliselt vähe ja sellepärast me elame sihukeses huvitavas maailmas. Aga kus on meie elu, kus on meie eksamid ja kus me peame võidule jõudma? Vaata, kõik peavad tegelikult võitlema ja kes võidab, see pärib. No nii, aga enamus pisaraid, nüüd mõtlesin sedasi, et ma rääkisin rõõmupisaratest, aga tegelikult on pisaraid palju rohkem valu pärast, hädade pärast, murede pärast, haiguste pärast. Vahest on inimesed, ei taha tullagi teiste keskele ära nutetud, mitte rõõmupisaratest, vaid lihtsalt nendest pisaratest, mis on, nendest muredest laste pärast või olukordade pärast või ütleme, kõik need asjad, kõige selle hävingu ja häda pärast, ütleme, et kui palju tegelikult on neid pisarate põhjuseid siin selles maailmas ja nii, et elame just sellist elu siin. Aga kiitus Jumalale, et täna saame olema Jumala kojas ja nagu lihtsalt nagu vabalt nendele asjadele natukese nagu mõelda, kuidas on. Nüüd, ütleme, nii nagu ütlesin sedasi, et sõnavabadus, tulen selle juurde korraks veel tagasi. Et selle taga on tegelikult on selline üha süvenev kontroll. Loe ilmutuse raamatut, siis varsti on niimoodi, et ei saa muidu, mitte varsti võib-olla, valesti natuke öeldud, tähendab, kunagi tuleb see nii, kus ei saa osta ja müüa, kui sul seda märki peal ei ole. Saad aru, eks? Ma ei tea, millal see tuleb, eks, aga põhimõtteliselt on niimoodi, et sõna räägib sedasi, et vaata, milline lugu, et on selline variant, et on osad, kes saavad osta, müüa, see on see ilmutuse 13, 16 ja siis 17, ma teen korraks ilmutuse raamatu ka lahti, sest et Johannes ma ilmutuse kaudu jagab meile neid teadmisi. Ja siis on nii, 13, 16, 17. Ja ta tegi siis kõik, et pisikesed ja suured ja rikkad ja vaesed, vabad ja orjad võtaksid endale märgi oma paremale käele või oma otsa ette. Ning et keegi muu ei tohiks osta ega müüa, kui vaid see, kellel on see märk, kas metsalase nimi või tema nime arv. No nii, võtta see loetelu ka on siin üsna huvitav, mida siit tähele panime. Ta tegi kõik, et pisikesed ja suured, ühesõnaga, kes on tähtsad ja kes ei ole tähtsad, kes on rikkad ja kes on vaesed, eks, kes on vabad ja orjad. No kas orjaaeg pole siis mööda saanud või? No kuule, päris orjus juba lõpetati ära ja loeme neid aastaid, Ameerikas lõpetati ja Venemaal lõpetati ja ütleme, et erinevatel aegadel, eks, et kus orjus tegelikult lõpetati. Siin loeme sedasi, et ikkagi on orjad. Et vabasid on ja on orjasid ja kõikisuguseid on sellel hetkel. Aga kõikidel ei ole seda vabadust, et nüüd valid, et kas võtan või ei võta. Ja kui tahad osta, siis pead võtma. Ja lihtsalt sellepärast me näeme seda, et vaata, kuidas tegelikult selle maailma vürsti plaan on sedasi. Vabadusest pole juttugi. Ja praegu ma usun sedasi, et me mõistame, et vaata see tehniline areng, mis on meile meeldiv, tarvitame internetisid ja värkisid, aga tead, me oleme nii täpselt jälgitavalt, kui sul on mobiil kaasas, siis täpselt tead, kumbal pool reas sa istud, kas akna pool või seal pool, sellepärast, et lihtsalt mine internet ja märgi su kohta ära, kui sa telefoni peal kuskil mujale viinud või autosse jätnud, eks. Aga põhimõtteliselt on see niimoodi, et me oleme nii tegelikult kontrollitavad. Ja nüüd on nii, et eks see, mida siin selles maailmas praegu me kogeme, et see kontroll läheb nii suureks. No meil on, ma usun, lihtsam nagu mõista seda, et kuule, et Jumal ka ju suudab ikka kõike tähele panna, kus keegi on. Et ta näeb kõike, teab kõike, kui juba isegi võiks ütelda see selline, need saavutused, mida me inimestena siin tarvitame, on tegelikult üsna muljet avaldavad. Ja no nii on. Aga nüüd ütleme, et loeme ühe teise koha ja see on Jesaja raamatu see 55. peatükk, kus on räägitud, et Jumal läkitab oma sõna eesmärgiga, aga see algus on hästi huvitav. Oi, kõik janused, tulge vee juurde. Ka see, kellel ei ole raha, tulgu ja ostku ja söögu. Ilma rahata saab ka osta, kõik saavad tulla. Tulge ostke ilma rahata, ilma hinnata veini ja piima. Miks te vaete raha selle eest, mis ei ole leib, ja oma vaevatasu selle eest, mis ei toida?
kuulake hästi, siis te saate süüa head ja kosutada ennast rammusate roogadega. pöörake kõrv ja tulge minu juurde, kuulake mind, siis on teil edu. ja mina teen teiega igavese lepingu samasuguse, nagu oli mu osadus Taavetiga. ja sellepärast, kallid, vaata, nüüd on jumala riigi pakkumine täiesti tegelikult tasuta. tulge täiesti tasuta ja sellepärast on see nii, et evangeeliumi kuulutus on tasuta igale ühele, kes issanda nime appi hüüab. Need ajad, kui seal indulgentse müüdi ja sedasi, tead, et noh, et kirik arvas sedasi, et kuule, et ikkagi raha peaks ka seal vahepeal olema, et siis inimene oma õndsust kuidagi seal korraldab, eks. ei, see ei ole nii. Me näeme sedasi, et jumal ütleb, et kõik janused, tulge vee juurde, ostke, raha vaja ei ole, saab tasuta. ande ja ohvrid me paneme kokku, see on meie armastuse väljendus, see ei ole käsk, sellepärast et jumal ei saa meie käest ka seda osa absoluutselt nõuda. aga me näeme sedasi, et kui armastavad südamed tegelikult teevad, meil ei ole ju, keda me armastame, me teeme rõõmuga tegelikult nendele kingitusi või toome andisid ja nii, et selles ei ole mitte mingisugust küsimust, eks. aga sellepärast ja pealegi on niimoodi, et vaata, kui me issand on kuningas, siis kuningale tuuakse tegelikult andisid ja noh, ütleme, et ei jää seda andide teemat praegu rääkima, aga vaata, see kutsumine on tõeline. tulge ja ostke tegelikult ilma rahata, kõik on tegelikult, mis jumal annab, on ka lunastus, päästmine, me ei ole sinna midagi tegelikult maksnud. ja sellepärast kiitus Jumalale, et Jumala riigis on sellised asjad. Nüüd on nii, et seal osadel tuleb see märk peale. Rick Renner hiljuti rääkis, aga ma ei hakanud seda uuesti üle kuulama, ta seal üsna põhjalikult rääkis. Ta rääkis nendest märkidest, mis on meil. Vaata, Efesuse kirja alguses on seal räägitud, et sa oled päästetud, meile pannakse püha vaimu pitser. No kus ta on? Eks. No olgu ta nii, ma ei tea, need nõiad vahepeal ütlevad sedasi, et kuule, et kes on ära ristitud, ta näeb sedasi, et tal on ristimärk ees ja ta ei saa seal nõiduda ja noh, ütleme, et me ei pea seda tegema ja teadma sedasi, et noh, et ütleme, kus koha peal see märk meil on, aga see on. Kui sa oled päästetud, siis me oleme püha vaimu pitseriga märgitud. Isegi vaata, Rick Renner rääkis sedasi, ütles, et vaata, kui jumal oli hea, oli Kainile. Kui Kain oli hirmu täis sedasi, et ta oli oma venna maha löönud ja nüüd ta pelgas sedasi, et kes teda näeb, et löövad teda ka maha. Jumal ütles, et ma annan sulle selle märgi, ja noh, kes sind tapab, et see saab 7-kordselt. Ja no milline see Kaini märk jälle oli, et kõik ära tundsid, et seda Kaini märki kandis ja noh, selline. Aga ju see oli selline, et ikkagi Jumal oli siukse märgi peale pannud, et kõik said aru, et kuule, et seda meest puutuda ei tohi. Sest et vaata, see oli, ja noh, ütleme, et lihtsalt see oli ühe mehe sellise palve peale, et ma kardan nagu tegelikult elada, ma tahaksin nagu mingisugust garantiid siin ilmas elamiseks ja no nii ta selle sai. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et ja vaimne maailm saab täiesti hästi aru selle koha pealt, et millise märgiga meie tegelikult siin selles elus oleme. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et meie saame samamoodi tegelikult omada seda märki, mis tuleb tegelikult Jumala käest. Ja see on tegelikult, see on tõelise vabaduse märk. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et Jumal on nõnda tegelikult meid ka märgistanud. Ütleme, et seal prohvet peab Jeruusalemmas nagu seal selgeks tegema, et kes seal peavad ära märgistama ja siis tuleb häving ja siis märgistatud ei hävitata, eks. No ütleme, et seal täitsa konkreetsed lood, mida piiblist võime lugeda ja sellepärast, kallid, väga tähtis on sedasi hinda. Ära kurvasta püha vaimu. Seda märki on meil tegelikult on väga tegelikult vaja. Ja sellepärast kiitus Jumalale selle eest. Nüüd on nii, et me tuleme Jumala riiki, Jumal vabastab tegelikult meid ja noh, ta on selline moment, et nagu seal Luuke evangeeliumis ja see on ka siis ühtlasi prohveti poolt juba öeldud sedasi, et tuleb, Jeesus tuleb vabastama rõhutuid, vabastama vangisid, vabaks laskma, seda rõõmusõnumit kuulutama, ta tuleb selleks siia sellesse maailma ja sellepärast kiitus Jumalale ja noh, et siis on nagu see juubeli aasta, kus oli selline suur vabastamine, no põhimõtteliselt ja nagu ajaloo koha pealt ütlevad sedasi, et noh, et kui palju neid selliseid päris toredaid selliseid juubeliaastaid ka Iisraeli elus oli, sest me näeme sedasi, et nad ikka mõtlesid, et see vabastuse aastal läheneb ja ma pean kõik tagasi andma ja tead, olid juba mures, et teeme selle asjaga nii, et vähem anda oleks. Ja noh, ütleme, noh, sest et prohvetid hoiatavad nagu selle koha pealt. Ja sellepärast, kallid, nii ta on, et võta, milliseid õnnistusi tegelikult jagab. No me peame küll seda ütlema. Kui kogudus sai 100, Jumal kinkis meile õnnistused. Ja nüüd on niimoodi, et nüüd saab 115 ja suhteliselt me oleme nagu kogenud terve see 15 aastat tegelikult täitsa teistsugust aega. Täiesti teistsugust aega. Ja mis siis oli? Lihtsalt oli 100. Raha oli vähe. Ostsime soolast kringlit, magusat kringlit, arbuusi ja ma ei tea, mis seal veel oli. Tegime kohvi, mingisugused värki, panime lauad siia keskele, läksime parki, pidasime koosolekut ja
ja lihtsalt kutsusime venna Iisraelist, noh, ütleme, vend Albert tuli meile jutlustama. Ma tuletan lihtsalt seda meelde, tahtsin teda kutsuda väga, kirjutasin, et meil tuleb kogu see 100 tule külla, no ise tellisime ta Iisraelist sellel korral, et tule Eestisse. Ütlesime, maksame su sõidud, värgid, tegime seda ka. Et ja siis ta tuli, alguses ta oli nagu segadus, ma ei taha rannas rääkida, et ma ei taha sinna Liivasesse rääkima minna. No ta võib-olla kujutas ette neid Iisraeli randu ja asju tead, et seal, et ta ei taha seal päikse käes olla. Aga ma ütlesin, et ei, et me läheme sinna ikka sinna, kus see meie see Besetka või see, noh, kuidas ma ei oskagi eesti keeles ütelda hästi, see jututuba on seal, keset parki, eks, et me läheme sinna ja sa saad seal jutlustada ja väga jutlus oli, kes mäletab seda jutlust? Tõstke kätt, leeritage, kes oli 100. aastapäeval? No vot, ikka kiitus Jumalale, väga tore oli. Tead, see oli nii huvitav hetk. Isegi teate, ma ütlen, esimene hea ohver tuli pargis. Meil oli nii, et noh, tõesti, ma remontisin, ma mäletan sellel aastal ise seal ühe toa ahju sedasi, et vaatasin, ei mina küll ühtegi potsepa see ligi saa kutsuda, ise pean olema. Sellepärast, et noh, et tahavad ju palju raha saada need. Ja leidsin, et mina ei suuda seda teha, et tegime kuidagi neid asju, sest kõike oli kuidagi nagu vähe. Ja siis tuli esimene ohver, mis seal pargis tuli. Ja ohvrid on tulnud ja on jäänud. Ja sellepärast on kallid niimoodi, midagi muutus juubeliaast. Ja sellepärast on see nii, et kallid, Jumal on tegelikult oma nagu sõnade taga ja lisaks sellele, kuidas noh, ütleme, inimesi tuli ja kuidas inimesi päästetud sai ja asju on sündinud ja sellepärast kiitus Jumalale. Jumal on tegelikult on seda teinud, nii et kiitus Jumalale, et meie issand on tegelikult seda tegemas. Aga nüüd me tuleme Jumala riiki. Noh, ütleme, et saame seda vabadust ja rõõmu kogeda, et tavaliselt on nii, et kes oma päästepalve palub, vähemalt sellel hetkelgi natukene aega on nagu selline ikkagi nagu rõõm ja tunned seda hästi. Jumal lubab seda, võiks ütelda seda eufooriat, nagu sellises mõttes, et sa kogeksid seda headust ja rõõmu ja seda vabadust ja kõike ja tavaliselt see väga kaua inimestel ei kesta, sellepärast, et see nagu pöörab kuskile tagasi. Hiljuti üks vend just saates ütles, et on mitmeid usklikke, kes on nagu usust langenud ja sõltuvustesse sattunud ja noh, ütleme, et ta mõnda kohanud, just ütles, et kui palvetada tuleb sihukeste pärast. Et midagi nagu juhtub, et inimesed nagu kaotavad nagu selle algse ära, mida nad nagu sai. Ja sellepärast on kallid niimoodi, vaata, lugu on selles, et sageli me püüame tulla tegelikult Jumala riiki ja püüame tulla nagu Jumala riiki selle maailma mentaliteediga, maailma mõtteviisiga, nende reeglitega, püüame nagu elada tegelikult Jumala riigis nagu sellisel moel. Ja toome nagu kaasa neid asju, mis on tegelikult nagu meil maailmas nagu harjunud asjad olema. Aga tegelikult nii ei saa. Need on kaks nii erinevat riiki, sellepärast siin on täiesti, noh, niisugune täiesti lahti riietumine, kõik need vanad kaltsud maha, antakse uued selga, sa tuled täiesti uude olukorda. Ja sellepärast ja nagu Paulus seal Galaatia kirjas ütleb, et ärge laske ennast uuesti orjaikesse panna. Ja nüüd on niimoodi, täna küsin seda samamoodi ka. Kas usuelu on raske? Kas sa oled nagu orjuses? Või oled sa rõõmus ja vabaduses? Kas sa oled nagu variser, kes sa pead ilusat nägu tegema, et muga on kõik hästi? Kuidas läheb, õde ja vend? Hästi läheb. Ole õnnistatud, sest et noh, seda me oskame kõik ütelda, tead, eks. Et noh, et aga sageli see on niimoodi, et ise ei ole enam tühjagi niimoodi nagu rõõmus. Tegelikult on midagi, siis on tegelikult kaduma läinud. See esimene, oled kaotanud selle esimese armastuse, seal on rõõm ka sellega koos kaasas. Ja selles on rahu kaasas ja selles on usku ja kõike tegelikult on. Ja sellepärast on see niimoodi, et ja Jeesus ütles väga selgelt ja ütleme, see sõna tegelikult, noh, ütleme, Uue Testamendi ajas sai tugevaks sõnaks, variserid. Ja praegu on kindlasti niimoodi, et kui palju on tegelikult neid praeguse aegse Kristuse koguduse varisere, kes tegelikult teevad ilusaid nägusid, et me oleme usklikud, tegelikult elatakse teiste mõtteviisidega, valede asjade juures, noh, käiakse kirikusse ka ja tead, ja näidatakse oma nägu ja et noh, nii nagu on ilus, et peab kuidagi nagu välja paistma hästi. Ja sellepärast on see nii, et aga teate, näitlemine on raske asi. Vaata, sul on siis kaks elu. Kui sa oled kahestunud, Jakobuse kirjas on niimoodi, et kui sa oled selline kahestunud hingega, noh, ütleme, et see on tegelikult on raske elada, kui sa pead mängima ühte teist, et noh, et muidu sa võid olla niisuguse mossis näoga, no keegi koputas, pead naeratama, ruttu tegema, tead, kähku muudku nägusid vahetad neid maske kiiresti kähku. Tead, no see on ju raske, noh. Unustad vale näo ette ja lähed ukse vahele, tead, eks. Et noh, et jama ju tegelikult on see selline. Aga see on nii raske tegelikult, et sa pead nagu meeles pidama ja osad asjad tulevad ootamatult.
ja noh, et ja siis nagu no ütleme, et näed ise ka, et kuule, vahele jäi tegelikult oma näitlemisega, et ei tulnud tegelikult hästi välja. ja sellepärast ära ole see kahestunud isik, tead, kahte isandat teenida ei saa. ja sellepärast on see niimoodi, et ei tasu tegelikult ennast petta, tead. sellepärast on nii, et kui tuled Jumala riiki, ole täiega, ole julgelt, ära ole kuidagi nagu midagi nagu taga leinates, et mis seal selles saatana riigis oli. Absoluutselt tegelikult ei tasu. Lõppkokkuvõttes oli niikuinii oli seal kõik halb. Ja sellepärast Jumal on tegelikult valmis sulle kõike andma. Ja olgugi, et saatan, noh, ütleme, väga püüab nagu teha seda sama. No ütleme, et Andrei tõi ühest encounterist näited, üks 60-ndates mees, no kes oli sellise tervendaja ameti endale leidnud. Aga mitte Jumala abiga, vaid ütleme selle maailma vürsti abiga. Sest et vaata üldse on niimoodi, et igasugused nõiad ja need valeprohvetid ja asjad, need on ju tegelikult potentsiaalsed, kes võiksid olla Jumala riigis õiget asja tegemas. Sellepärast, et need annid ja asjad on tegelikult antud, aga nad tarvitavad neid saatana riigis, eks. Ja nüüd on niimoodi, et ta tuleb encounterisse, ta seal ütleme see kohtumine Jumalaga, seal on nüüd tõsised need palved ja asjad kõigiks vabanemiseks ja värkideks. Ja Andrei ütleb, kuule, mees, et sa pead oma selle tervendamise viisi sellest lahti ütlema. Ei no kuidas ma ütlen, no inimesed saavad ju abi, nad ju saavad ju abi, no saavad küll abi. Saavad abi tõesti, saavad ka saatana käest saavad abi, sest et ega muidu ei käidaks nõidade juures, kui asjad ei sünnivad küll. No seal on oma teine sidumine ja end ja mul on olnud ka seda momenti, et inimene käis selle nõia juures ära, tuleb, jookseb siia, aga tead, mu rahu võeti kõik ära. Aga ma tahaks rahu tagasi saada, et noh, tervise sain, aga rahu ei ole. Et ma olen praegu teises hädaolukorras, no ütle lahti oma sellest käigust ja saad rahu ja küll Jumal sind tervendab ka. Aga sellepärast on see nii, et aga see mees läkski tegelikult kurvalt ära, sellepärast et ta leidis sedasi, et ma ei taha sellest lahti ütelda, ta ei usaldanud sedasi, ta oli juba harjunud sedasi, ma niimoodi elan. Mind peetakse tähtsaks, minu juurde tullakse, tee sina midagi, korralda sina midagi ja sellepärast on see niimoodi, et selle maailma inimesed ju käivad nendes paikades, nad ju jagavad üksteisele, kus koha pealt tegelikult saab. Ja sellepärast on see niimoodi, et noh, et vaata, ma mäletan, ükskord olin juuksurid omavahel rääkisid, et kuule, et siit baptisti kogudusest pidi ka midagi saama, tead. Aga tead, oli täpselt nagu sellise mõttega, et noh, nagu järgmise nõia juurde tuled, et siit kas saab, et ühes kohas saab ja teises kohas saab, et kus me järjekorda võtame, tead, eks, et see on niimoodi. Kallid, ja sellepärast on see, olgu see niimoodi, et me ei pea niimoodi tegelikult reklaamima. Vaata isegi, vahest ma mõtlen sedasi, et tuleb koosolekule. Mõtlen sedasi, mida siin tuleb teha. Kas ma kutsun eestpalvele, tead, see oleks nagu tavaline asi, tead, et inimesed tulevad eestpalvele, väga tore on selline asi. Aga kuidas mina saan seda ette planeerida, tead, et siin keegi peab eespalvele tulema? No ma ei tea, kas siin on keegi tulnud usus, et Jeesuse kuuepallistust puudutada või mitte. Trügige, noh, niisama siin, tead, eks. Ja ise pead välja trügima siia, et ma tahan seda kuuepallistust puudutada. Jeesusel oli suva, võiks ütelda, ta kõndis selle rahvaga. Aga üks tuli ja puudutas. Jeesus jäi seisma. Sina pane Jeesus seisma oma usuga. Ja selliselt tuleb palvelesse. Mitte, et mina kütan siin seda usku, usku, ja siis teine tuli ja et siis võib-olla keegi veel tuleb, et hakkaks midagi sündima. Nii ei pea korraldama. Sellepärast, kallid, see on juba mingisugune nagu inimeste poolt tehtud ja sellepärast on niimoodi, kuulutame välja, tead, et on koosolek ja on laulud ja sõnumid. Ja on eestpalve võimalus. Ma olen sinna ritta ka. Nad on käinud, tead, nendel eespalve võimalustel. Ma mäletan sedasi, et üks õde, kes hoopis oma kodus lõpuks ju vabaks sai, ta käis sellel ühel encounteril, kus õde Galina oli Riiast ja 20. august me tegime. See taas iseseisvuse päev ja tahtsime teha inimestele ka taas vabadust inimestele oma ihu ja hinge poolest, eks. Ja nüüd oli nii, et ta ütles, et ta käis me keskel siin kunagi ka. Ta ütles, et ma käisin 2 korda, ühe korra palvetasin, teine korra palvetasin, midagi ei saanud. Sai aastaid hiljem tegelikult oma vabaduse kätte. Ja sellepärast on kallid niimoodi, need asjad ei ole meie käes. Need absoluutselt ei ole meie käes. Ja sellepärast on see nii, et Jeesus tegutses siis, kui ta nägi isa tegutsevat. Jeesus rääkis siis, kui ta nägi isa rääkivat. Ja sellepärast on see niimoodi, et ma sellepärast räägin seda juttu ka praegu julgelt. Sest et issand ees olles panin selle jutu kirja. Ja see oli neljapäeva hommik ja ma oli vist lõpukellaaega pannud, see oli vähem kui, peaaegu tund aega, mitte seda, kus ma selle kirjutasin, ma mäletan, et 7:40 seekord hakkasin pihta, lihtsalt kirjutasin ja tänan, et jagan, sellepärast ma kogesin, et ma issand olen selle saanud ja kelle sõna maksab,
on tänase jutu nagu selline pealkiri, issanda sõna maksab ja selle maailma vürsti sõna ei maksa mitte tühjagi, see ainult petab meid. ja ta jääbki petma, ta on valetaja isa ja sellepärast on see nii, et ärme teda usu. kui tahad vabadust saada, sa pead tegelikult issanda juurde tulema. ja sellepärast on see nii, et ja see oli huvitav sedasi, et Jeesus rääkis seda Johannese 8. peatükki, ta rääkis seda juttu nendele juutidele, ta rääkis seda pühakojas. ja Johannese 6. peatükis, kui ta räägib sellest oma liha ja vere söömisest, ta rääkis seda Kapernauma sünagoogis. ta rääkis tegelikult neid nii olulisi jutte nagu selliselt väga, väga otseselt, ütleme, ja tegi seda just nendes kodades ja paikades, millest ta hiljem nagu eemale liikus ja ütleme, et viimaseks nädalaks jälle nagu tuli ka. No nii, nüüd on niimoodi, need ütlevad seal Jeesusele Johannese 8. me ei ole iialgi kedagi orjanud. No kas teil oli mälu kadunud või? Orjusest te sündisitegi. Egiptusest te välja tulite, tead, eks. Ei, me ei iialgi kedagi orjanud, tead, eks. Tead, no midagi panid nagu täiesti mööda. Orjarahvas tuli sealt välja. Mooses tuli vabastama Jumala abiga seal, eks. Ja sellepärast on see nii, et aga nemad mõtlevad sedasi ja sellepärast on niimoodi. Paljud patuorjad ütlevad sedasi, ma ei ole ori, ma olen vaba, ma olen kõik vaba oma suitsetamistes, sõltuvuses, tead, et kui ma tahan, ma jätan, aga lihtsalt tead, praegu ma ei jäta. Tead, ma olen, tegelikult olen ma vaba, tühjagi ole. Vaata, osad inimesed on niimoodi, teate, need on nii ilusad siirad hetked, kui inimesed tunnistavad sedasi, et ma ei ole tegelikult vaba. Ja sellepärast on see niimoodi ja seal on tegelikult on see vabaduse algus tegelikult peidus, sest et vaata, kui me oleme ausad ka iseenda ees. Paljud rahvad elavad orjastatult siin selles maailmas ja aheldatult. Ja nagu siin vahepeal juba alguses ütlesin, et vabadushetked on meil sellised üürikesed, need on nagu hetkelised. Ja sellepärast on niimoodi, et tõesti meil Eesti rahvana kingiti ka selline nagu hetk, hiljuti keegi, ma ei mäleta, kes ütles sedasi, et kuule, et seisev kell näitab ka 2 korda päevas õiget aega. Ainult õigel ajal pead vaatama, tead, eks, aga siis on täitsa õige ju, kui õigel ajal vaatad. Ja 2 korda päevas. Ja vaata, ja see on ju, rahvas käib valdavalt ja riigid ja rahvad käivad nagu kraavist kraavi, nagu kohtumõistjate raamat. Tead, orjus ja vabadus, ühest kraavist teise, muudku käid selliselt nagu käib. Ja teate, see jätkub tegelikult. Ja sellepärast on niimoodi, et näed, ma ei tea, esimene vabadus 1918 ja 40 oli nagu sellega juba lõpp, tegelikult oli juba ennem lõpp. Hakkavad juba rääkima, olid need siuksed ajad juba seal, kus Riigikogul ei antud enam seal täit õigust ja värki, hakkasid pihta. Tegelikult me ei oskagi üteldagi, kui lühikesed need vabadused olid mõlemad, mis me käes olid. Ja ka lõpuni räägiti, et ikkagi ju vabariik, eks. Ja praegu ka räägitakse sedasi. Aga tegelikkuses on niimoodi, et väga palju ülimuslikku on tegelikult meile, mida me peame kuulma. Meid on ammu tegelikult ju niimoodi ikkagi paika pannud. Ja sellepärast on see niimoodi, et ja ma ütlen sedasi, kallid, see ei olegi peamine asi, kuidas me riigiga on. Me kogudus sündis Tsaari ajal, olime Eesti ajal, olime Nõukogude ajal, oleme tead olnud selle vabariigi ajal, oleme praegu selle Euroopa Liidu ajal, igasugustel aegadel oleme elanud. Tead, me isad olid ahelas, kui hoidsid vaba südame. See on laul 231 meie vanas selles laulikus, kus on nüüd, et veel elad vanemate usk. Ja sellepärast on kallid niimoodi, et vaata, meil tuleb oma süda tegelikult tuleb vaba hoida. Vaata, spirituaalid, ma hakkasin tegelikult internetist nagu otsima, tead, vaata, praegu niimoodi, eriti ei laulda, vist niisugused gospelkoorid ja võib-olla osad ikka laulavad neid spirituaale ka veel. Aga ütleme, et meie oma ülistuses just neid niisugused neegri spirituaale nagu ei laula. Ei tohi neeger üteldagi, eks ju. Ja sest ei saa ju lauldagi, tead, kus sa siis ütled, et neegril oli spirituaal, et tema vaimsust laulame välja. Aga teate, need olid Ameerikas. Need olid Ameerikas siuksed, et oli põhja ja lõuna vahel oli sõda. Ja nad olid orjad seal, eks. Ja nad olid seal põllu peal tööd tegemas ja nad tegelikult unistasid vabadusest. Ja laulsid oma laule, need olid sellised, ütleme, meeldivad laulud, mind viigu ingli käel, ma otsisin seda tagasi, eesti keeles ei tulnud kuskilt see välja, aga mingi swing-laul, kuidas see tuleb, sealt hakkas tulema, lõpuks sain nagu selle laulu inglis keeles nagu kätte, tegin eile seda niisugust otsingut natukese aega. Ja sellepärast, ja need sündisid tegelikult orjuses oleva rahva poolt, kus nad laulsid tegelikult sellest vabadusest, mis tuleb tegelikult Jumala käest. Ja sellepärast nii ta on. Ja nüüd, orjad, see on üks huvitav, mis on Uues Testamendis, täna teeme selle väikese sellise orjakursuse ka veel ära. Tead, aga ma mõtlen sedasi, kallid, ütleme, saatanori olema ei pea, aga nüüd, kui Paulus ütleb sedasi, väga huvitavalt ütleb sedasi, oled orjana kutsutud, jääd orjaks edasi.
see ei tähendanud sedasi, et nüüd sa võid hakata vastu, teeme neid kirjakohtasid lahti, ma ei tea, see kell läheb nii ruttu, natuke aeglasemalt, palun kell. ja nüüd esimese Korintuse 7:21. kui sa oled kutsutud orjana, ära hooli sellest, aga kui sa võiksid vabaks saada, kasuta pigem seda, sest orjana issanda poolt kutsutu on issanda vabaks lastu. niisamuti vabana kutsutu on Kristuse ori. saate nüüd aru? ma ei räägi sedasi, et oled patuorjuses, et oled Kristuse, jää edasi, mitte seda. See oli lihtsalt, et su amet oli ori. Ja sa ei pidanud enam pattu tegema, sa olid väga hea aus ori, sa ei varastanud, sa ei viilinud töö juures, sa tegid väga ustavalt, sa olid oma isandale tegelikult väga kasulik. Ja Paulus ütleb sedasi, ma ei tulnud siin probleeme lahendama, et kas orjus lõpetada, oled ori, ole hea ori edasi. Kui saad vabaks, no parem saa vabaks. Aga pea meeles sedasi, kui sa Kristuse juurde tuled, siis sinust tegelikult saab see iga vabana kutsutu saab Kristuse orjaks ja siis on niimoodi. Te olete kallilt ostetud, ärge saage inimeste orjaks. Teate, kuidas võitlema peab inimeste soovidega, isegi jutlustajad peavad. Inimesed vahest räägivad, räägi nagu seda või räägi nagu teist. Ja nad tahaksid tellida mu käest jutluse. Ei saa. Ma ei tohi olla inimeste ori, ma pean rääkima seda, mida Jumal annab rääkida, sellepärast, et vaata, kui lihtsalt hakkad niimoodi meeldima, siis väga, väga metsa see asi tegelikult läheb. Ja sellepärast me oleme kallilt ostetud, mina ka, ja sellepärast ma ei tohi tegelikult inimeste ori olla, nii et paraku see on nii ja meil kõigil nii. No nii, peremeest tuleb austada, esimese Timoteose, vaata, ikkagi loeme need kohed ära, esimese Timoteose 6:1, sest arva ju need orjajutte räägid, eks. Kes iganes on orja ikka all, pidagu oma peremehi kogu austuse vääriliseks, et Jumala nime ja õpetust ei teotataks. No ja siis nõukogude ajal räägiti, et see ongi need kapitalistide pärast see piibel on, et siis need orjaksid neid seal ja kallim, ma ütlen sedasi, ei sotsialismus, ei kapitalismus aita meid. Ühed mammon orjad on nad kõik, sellepärast et mõlemad on tegelikult on seda. Vabadus on ainult Kristuse juures. Ja sellepärast me oleme vahest nagu petetud, et kui vaatame läände, et sealt tuleb mingi vabadus, tuleb üks uus ja hullem orjus. Nii palju võlgades inimesi me maal pole ennem olnud, kui seda praegu on. Miks see tuli, selle vabadusega tuli? Aga Nõukogude Liidus ei olnud meil sedasi. Miks ei olnud sellest jätudki võlgu, eks? Kogu lugu oli, hoopis teistmoodi tegelikult oli. Olime seal jälle nagu selle raudse eesriide taga ja räägitud, vahet ei ole. Orjad olid siis ja orjad oleme praegu, võiks ütelda, põhimõtteliselt on see sama. Aga hoia oma süda vaba praegusel hetkel kõige selle keskel, kus me oleme elamas. Ja sellepärast on see niimoodi, et midagi teha ei ole. Oled praegu siin, oled orja ekka all ja sa pead oma nendele peremeestele olema siis ikkagi nii ja austuse vääriliselt suhtumas ja kõik on niimoodi, et kui kristlane on laenu võtnud, et siis on mõtlenud, no vähemalt tublid maksavad tagasi, ikkagi head, mustavad on, et ei viili nendest asjadest ära. No okei. No nii, siis enam-vähem on need, Tiituse kirjas on ka veel, võtta see lähedal, Tiituse 2 ja 9 ja 10 salmid. Ja siis tuleb üks väga hea asi veel, tuleb natukese lugeda. Ja siis on niimoodi, et orjad aristugu oma peremeestele kõiges. Olgu nende meele järgu rääkigu vastu. Vaata, see oli aeg, kus olid orjad ja täpselt niimoodi, näed, Paulus õpetab. Ja Tiitusele kirjutab seda asju. Ärgu näpaku, vaid osutagu kõigiti ustavust, et nad ehiksid igati Jumala, meie päästja, õpetust. Vaata, kuidas oli orjale õpetus sellel ajal. Elad niisugust elu ja aus ka oled väga veel. No nii, aga nüüd on, ütleme, me ei jõua seda lugeda, sest aeg läheb nii kaugele, aga nüüd on selline enne Hebra kirja on üks väikene kirja, on kiri Vilemonile. Seda kirja harva loeme, aga see on üks niisugune huvitav kiri, see on üks niisugune lepituskiri. Vaata, seal oli juhtunud selline lugu, et sellel Vilemonil olid orjad. Ja temal oli niimoodi, et ja kogudus käis koos tema kodus, tema kojas oli kogudus. Aga nüüd üks tema orjadest oli ära karanud ja oli sattunud Pauluse juurde. Ja nüüd on niimoodi, et ta tuleb, et tead, et kuule, ma lasin selle oma orjapidaja juurest jalga praegusel hetkel, aga see kiri ongi tegelikult on nüüd niimoodi, et kuidas Paulus nagu eestkostega selle orja eest on teda tagasi saatmas, võttes nagu vastutuse enda peale. Ja see on nii armas kiri tegelikult, et ma ütlen, et loe seda kirjad, et see on põnev tegelikult lugeda, kuidas saab teise inimese eestkostja olla.
kui ilusti Paulus seda on teinud, jumala vaimu juhtimisel. ja nagu lepitades, et see ära karanud ori, et ta ei saaks mingit karistust ega asja, vaid et ta nüüd hoopis paremas kvaliteediks oleks tagasi siis tema juures ja sellepärast on niimoodi, et noh, ja Paulus 13 salmi mõne koha loen, ma oleksin tahtnud pidada teda enese juures, et noh, ma oleks tahtnud seda Onesimust enda juures pidada, et ta sinu asemel oleks hooldanud mind, et noh, sinu esindaja tuli mind aitama, kui ma olen evangeeliumi pärast siin vangipõlves, aga ilma sinu nõusolekuta ei tahtnud ma teha midagi, et sinu heategu poleks sunnitud, vaid vabatahtlik ja noh, nii vahvalt ta seda räägib selle koha pealt ja sellepärast kiitus Jumalale, et Jumala sõnas on nii palju tegelikult ilusat ja tarka. Olukorrad on maailmas keerulised. Me lahendame tegelikult selle maailma asjad ära. Nad ei suuda siin mingisuguseid rahu läbirääkimisega kokkuleppeid teha, sest asi aetakse keeruliseks. Jumala vaimu tarkust on vaja sedasi, et rahu tuleks, et lahendused tuleks. Kui Jumal tegelikult tuleb, siis tulevad rahud ja asjad. Ja sellepärast ja me saame seda paluda sedasi, et Jumal, tule sina tegelikult aitama, tule sina aita siin neid rahvaid praegusel hetkel, kes üksteise kallal on, sest et ainult issand saab siin seda rahu meile tuua sellisel moel. Ja nii ta on. Ja sellepärast kallid, tänane jutt, näed, selline. Oleme siin selles maailmas elamas. Oled, kes sa oled isa, oled ema, oled vanaisa, vanaema, oled mingisugune üksik või tööline või mis iganes variant sul elus on. Ole tubli selles, mis sa tegelikult oled, ole omas rollis. Me oma rahvana peame tegelikult olema. Rist Johannes ütles sedasi, et kuule, et kellel on särke, annad teisele kui 2 särki. Särkidega peab olema lahked, eks ütleb ja kui on toitu ka, andke toitu ka. Niimoodi õpetab seal neid meeleparandajaid. Maksuvõtjatele ütleb sedasi, kuule, et te ei tohi midagi rohkem võtta, kui on ette nähtud. Ja sellepärast maksuvõtjad, olge ettevaatlikud siin, tehke nii, nagu peab, sellepärast ärge hakake liiast võtma. Ja sõjavägede kohalt öeldakse ka, sõjavägi ei tohi liiga teha. See on super ju, kui niisugune sõjavägi on, kui kellelgi liiga ei tee. Noh, niisugune peab olema, niisuguses sõjaväes on ju hea olla, kui sa ei ole liiga tegemas, oled hoopis head tegemas selleks. Ja sellepärast on see nii, et aidaku meid tegelikult Jumal, et vaata, nendel sõnadel oleks nagu selline tõeline tähendus, et nad ei oleks moonutatud, et need ei oleks nagu kuidagi nagu vastupidi. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et Jumala sõnad on tegelikult täpselt õieti ja nii, nagu ta ütleb, nii need asjad on. Ja täna jätame meelde sedasi, et ma ei tea, on sul meeles, kui järgmised valimised tulevad, et ära ennast petta lase? Aga sa ainult Jumala vaimu abiga sa ennast petta ei lase. Sest muidu on niimoodi pärast valimised möödas, pead lihtsalt nägema, no jah, jälle suutsid ära teha. Sest et noh, ma mäletan, üks õde ka kangesti tahtis ühte valimisi, ühte erakonda siia tulla tegema tähtsaks. Ma ei lubanud, ta oli pärast mul nii pahane tegelikult ja läks ära ka tegelikult, eks. Sellepärast, et no mul oleks häbi, kui see oleks nagu olnud, sest et noh, et me vahest oleme, tead, no nii nagu selle juures, vaata, noh, ütleme täiesti, ma mäletan seal samas, kus need istuvad seal. Tuli mulle üks tähtis Keskerakonna vend, tuli siia, noh, ütleme nii, mitte usuvend, vaid Keskerakonna vend, eks. Suur paks, Edgar Savisaari raamat oli kaasas niisugune ja kingiti mulle, küll taheti mind Keskerakonda saada. No ma ei plaaninud sinna minna, ma mõtlesin, no hea, küll siin kohalikul võin ju kandideerida, võib-olla nendega koos, et teeme no midagi. Käisin siin Kubja hotellis ühe söögigi ära nendega koos, et istusin nende keskel, mõtlesin, no siin ma küll olla ei taha, tead istun ja söön seal, kõik need tähtsad olid seal koos. Ja siis Jumal ütleb, kui sa lähed nendega koos, ma panen sind komistama. Ja siis ei olnud mitte midagi teha, läksin tipa-tapa nende juurde, tead, mul Jumal ütles niimoodi, kui teiega tulen, siis käpuli olen, aga ma käpuli olla ei taha. Ja sellepärast ma ei tule, saate te sellest asjast aru või ei saa. Ja sellepärast nii, ja sellepärast kallid nii see on, et ei ole siin seda varianti. Ma ütlen, et täna siin ütlen kristliku koha pealt, olime kristlikus parteis. Meil oli ka väga palju puudujääke, mis kõigis, me keegi ei olnud täiuslikud, mitte keegi. Ma armustasin seda, meil oli piibli järgi kõik ja mul oleks rõõmus, kui see asi oleks veel. Aga ma saangi aru sedasi, et inimhing on nii korrupeerunud tegelikult, et ruttu läheme valele teele. Inimesed nägid oma hääli, juba läksid oma häältega, et lähme teise kohta, tead, juba tekkisid nagu sellised mõtted, käivad ümber. Üks tuli mul ütlema sedasi kõrvas ostima, tead, kui teie võimule saate kristlased, et ma tulen teie selleks oleks justiitsministriks. Et noh, ta tõesti haridusega hea vend oli, ma tulen tuli juba minu kaudu kohta kinni panema. No ei saanud ministriks, pole midagi teha. Ja sellepärast me ei saanud ka sinna. Ja sellepärast kallid nii see on, et Jumal teab, mis on meile tegelikult on hea. Teate, kui me imudes palume, siis Jumal ei vasta. Saate aru? Ja see on nii hea, kui ta ei vasta me kõikide jamade peale. Me oleks ju sihukeste suppide sees, millest me ei suudaks ju kuskilt välja tulla. Nii et kiitus Jumalale. Aamen. Paneme siin kõne kinni.